Ühesõnaga täna siis teeme treeningvideo, treenime selga ja triitsepsit. Võtame siin ühe pre-workout'i sisse ja kreatiini ja hakkame pumpama. Soojendust tegema siis 2-3 minutit sellel masinal ja siis võlaringid asjad. Alustame siis baasharjutustega, jõutõmbega, hakkame püramiidi, vaikselt tõstame raskusi, teeme soojaks ja siis hakkame working set'e tegema. Põlv on küll nagu ta on, veits nõgus, aga vaatame, mis saab. Praegult jättis selle jõutõmmete sessi jättis katki, sellepärast et põlv on ikkagi siuke nagu kahtle on, et ei hakka jälle üle pingutama, lolli mängima, võtame teise harjutuse, et las see paraneb, vahepeal jälle tegin veits liiga sellele. Aga muidu tavaliselt siis jõutõmmetega jõuan, ütleme, et 4-5 working seti niimoodi, et kuni, ütleme, et 6-8 kordust. Suht heavy, kuidas kunagi, no nüüd teen rohkem 6-8, ütleme, varasemalt tegin 2-4 isegi, läksin nii kõrgele. Ühesõnaga teiseks teeme roue siis ja esimese seti teeb kergemate raskustega, tunnetusega ja siis läheb jälle working setide peal üle. Täna teeb siis 4x12 working sette pluss drop set ehk siis viimase setil võtame rasvust vaikselt vähemaks ja põletame lõpuni välja. Let's stomp the fucking floor. Isoleerivad harjutusi, nüüd jälle teeme soojaks. Nüüd teeme ühe käega, selja poole, nagu ühe käega ja teise käega. Esimese sarja teeme soojaks, tunnetust ja siis hakkame working sette tegema. Working sette siis 4 mõlemale poolele käele ja 10-12 kordust. No, üritan võimalikult sinna lähedal, et 10-12 kordust läheb raskust panna ja niimoodi, et viimane set tuleb ikkagist nagu võib-olla paar kordust rohkem. Järgmisena siis lõuatõmbed, aga natuke teistmoodi. Kohe näete, kuida. Esimene jälle soojendus, tunnetust. Seeriat teeme jälle 4, kordusid teeme tunnetuse järgi, päris välja ei pörni, out esimeste seeriatega, jätame need viimasteks ja viimase teeme veel drop seti. Aeg. Väiksemate raskustega squeeze'i. Alustame siin, saad jälle. Kohe näete. Seda tegime ka 4 seeriat siis superseti. Põletasime suht lõpuni välja, praegu korduste peale läinud palju kordusi. See on siis 4.
seljas täna aitas, siis et lähme triitsepsule üle. Alustame jälle baasharjutustega. Esimene seeria on soendus kitsataardega chest press. Niimoodi triitsepsule. Keha lähedalt. Working sette teeme jälle siis 4 ja ütleme, et kordusi seekord 80-10. Teiseks harjutuseks triitsepsile teeme siis midagi sellist. Siin tegime jälle 4 seeriat, siis tuleb 4. Teeb suurema raskusega kordused ja siis teeb drop sellist. Stop, drop and roll it. Sellist harjutust, ma lihtsalt demonstreerima, nagu ei oskagi seda seletada. Kerge raskusega. Loaded on you motherfuckers. Rollime või? Rollime. Ühesõnaga viimaseks triitsepsharjutuseks teeme täna peale surumist või kuida igas. Selle pealdeks väikse raskusega 20 peal hakkab umbes alles kronnima või 30 peal. Ja siis põletame lõpuni. Ütleme, et 3 või 4 seeriat jälle mõlemale käele. Stop, drop and roll it. I like bad bitches in the club that control it. Ühesõnaga tänase trenniga sai ühele poole põhimõtteliselt, läheb venitab, natuke lühikeseks jäi küll, kell on palju, Jüri läheb homme tööle ja trennist nii palju siis, et ma ei tee kunagi samasugust trenni, et seda trenni, mis ma täna tegin, seda ma ei tee põhimõtteliselt arvatavasti mitte kunagi uuesti. Ühesõnaga ma teen iga jumalam trenn, teen teistmoodi ja teised kordused ja et iga lihast erineva nurga alt hittida ja et šokkida. Et that's how we grow. Viimasel ajal ma keskendun eriti palju venitamise peale. Venitamisele, sellepärast et venitamine aitab lihast taastusele kõvasti kaasa ja siis ma venitan lihast lahti, siis järgmine päev ei ole nii kinni ka, et kõnnid nagu, ma ei tea, eskima. Ühesõnaga, et ta aitab igati kaasa, et kindlasti venitage ja nagu sätestatud venitab, mitte et lihtsalt venitab, et see reaalselt see hingad sisse välja ilustat, see venitus tuleb pikem ja see venitus vähemalt 10–20 sekundit pikk, sa reaalselt venitad lihase välja, mitte et lihtsalt 1, 2. Pro tip!
see oli siis mu selja ja triitsepsi trenn tänaseks. Nüüd venitamise sai tehtud, teeb post-workout shake'i ja siis teeb kardio peale, sest ma cutin.